tere! Tere! Meie tulime täna tegema smuutit. Sellist tervislikku smuutit. Mõlemad oleme töölt tulnud ja nälg natuke näpistab ja et mitte siis mingit pirukat haarata, mõtlesime teha tervislikku smuutit. Sirje tõi oma aiamaalt rabarbarit, värsket rabarbarit ja võtsime juurde siis avokaadot natuke. Ja selle me panime juba mõnusalt siia valmis ja nüüd kasutame maasika maitselist valgukokteili, kus on siis hästi palju kiudaineid ja kasulikku valku ja panen siia ühe kulbitäie seda pulbrit. Seda võid doseerida täpselt nii, nagu sa ise oled harjunud, kas sa tahad tummisemat või tahad vedelamat, kas sa paned mingisuguse üldse mahlaga või midagi. Meil on vesi. Panen vist natukene vett juurde. Ja vaatame, kuidas siis esimese rabarbariga meil see asi õnnestub. Sina oled teinud rabarbariga juba? Ja, tegin. Ja, mis sa veel panid? Ja mul oli banaan. Okay. Siis ma panin banaani. Selle avokaadoga ta jääb siuke mõnus tummine, et... No sellepärast panin ka mina banaani, et mulle meeldivad niisugused tummised. Mina võin luristada vett, siukest vedelamat ka, aga praegu sobib selline... Läksime. Minu paksus. Sinu paksus, jah? Ja. Mina isegi paneksin juurde natukene rabarbarit võib-olla. Natuke, või siis mingit mündilehte või mingit siukest asja, mingit värsket asja. Mündilehti. Mündilehtiks, eks ole. Sobiks väga hästi. Nii et oleme loovad. Aga miks sina seda valgujooki nagu üldse tarvitad? Ma tean, et sa tarvitad. Ja, tarvitan, jah. No, siit ma saan väga lihtsal kujul oma 3 tähtsat valku kätte. Ja muidugi üks tähtis asi on just see, nagu sa ütlesid, et kui me lähme koju, et siis me kohe, mis kõik tee peal ette jääb, ära ei sööks. Siis on nagu väga hea teha selline valgukokteil, sellepärast, et see hoiab meid normaalses konditsioonis tasakaalus, et me jõuame ilusti oma õhtusöögi valmis teha ja vahepeal ei söö kõike seda ära, mis tee peal ette jääb. Ja poest kokku joosta ka. Ja. See on muidugi, see oht on olemas, sellepärast kui me koju jõuame, siis me oleme juba need asjad kõik ära ostnud. Aga jah, miks mina seda valgupulbrit või üldsegi siis smuutidega on hea muidugi valmistada siia sisse, sa saad panna parasjagu just, mis sulle meeldib tervislikkuse koha pealt ja maitse koha pealt. Ja need kiudained, mis asjad on need kiudained siis... Kust me neid saame, räägime ka kohe natukene sellest pulbrist lähemalt, aga kuna meil on organismis soolestikus miljon-triljon bakterit, on häid baktereid, on ka halbu baktereid, aga nendest ma praegu ei räägi, aga need head bakterid tahavad süüa ja need head bakterid, mis sinu seedekulglas ongi siis söövad kiudaineid. Et hästi palju on nende toidulauaks just kiudained, mis on erinevad. See tähendab, et sa pead sööma erinevaid kiudaineid. Täna söön rabarbarit, homme söön hapukapsast või siis õuna, veel kiudaine või siis ka teraviljades, eks ole, on kiudaineid palju ja valgud. Ja sellepärast on ülioluline siis teadlikult oma seedekulgrale pakkuda kiudaineid. Aga mida see Natural Balance kokteil siis otseselt sisaldab?
Sirje nimetas, et valgud. Ja mul on siin üks tark raamat ja ma loen siit natukene tarka juttu. Et üleüldse sellised valgukokteili kombinatsioonid, need on ikkagi teadusuuringute tulemus, need ei tule niisama, et täna õhtul tuli mõte ja homme teen. Ja antud hetkel see valgukokteil, mida meie siis siin praegu tarbime, on välja töötatud Rootsis ja see baseerub siis 40-aastasel uurimis- ja arendustööl, mis viidi läbi kopsu siirdamise patsientidega. Ja sealt tuli välja siis selline tõsiasi, et need patsiendid vajasid sellist valgujooki, mis aitaks neil enne operatsiooni elus püsida ja pärast operatsiooni ka taastuda. Et olid olemas sellised keemilised, aga sellist looduslikku naturaalset ei olnud. Ja vaat selle valgupulbri väljatöötamine võttis aega 8 aastat. Ja siin on siis 3 palku, hernes, muna ja vadak. Ja see kombinatsioon on siis täpselt selline, et ta hoolib nagu meie rakkudest, et me hästi kergesti nagu rakud saavad kasulikud ained kätte. Ja et teada ju on, et meie rakkudele meeldib hoopis teine toit kui meil endile meeleline toit. Et siin ongi see vahe, et kui ma annan ka oma rakule sellist vahepala, siis on ju kõigil meil tuju ja tegemised tehtud. Et seda saab igaüks kombineerida endale sobivas konditsioonis, mida ta siia sisse paneb ja praegu hakkab ju aiast saama absoluutselt kõike võimalikke asju. Ja kiudained on siis tegelikult siin paki peal kenasti näha ka, eriti selle nii-öelda maitsestamata pulbri, kuhu ei ole siis ütleme lisatud maitset, et siin praegu ma tegin maasikamaitselisega seda smuutit, aga on ka siis nii-öelda see originaal, mis on siis ilma maitsestamata. Ja siit pealt, kui sa hoolega vaatad, siis seal on jah see muna ja vadak ja hernes peal, aga siis kiudained on siis suhkrupeet, mis sisaldab ka inuliini ja siis õun ja kibuvits. Ja need on siis hästi kiudainerikkad toiduained ja need on kokku mikserdatud päris mõnusa komboga ja siin ma nimetasin selle inuliini sellepärast, et on nii vesilahustuvad siis need kiudained kui ka siis lihtsalt mis ei lahustu, vaid on seedekulglas kasulikud seetõttu, et nad puhastavad soolestikku. Aga jah, need vesilahustuvad on just nimelt siin innuliin, ta jätab sellise täiskõhutunde ja bakterid saavad süüa. Ja kuna nad on 100% naturaalsed toitained, et siis kui me selle paki avame, siis siin ei ole mitte midagi, mis teda niimoodi säilitaks aasta aega, et sellisel juhul on vaja see nagu ära tarbida. Siit tulekski tegelikult, kui me nüüd pidevalt tarbime, võib-olla 6 aega, 2 kuud. Et siis peaks olema pakk tühi, ta ei sisalda gluteeni, kunstlikke värv, maitse ega säilitusaineid, on GMO-vaba, madala glükeemilise indeksiga, mis on hästi paljudele inimestele nagu ülitähtis ja suure valgu ja kiudaine sisaldusega, nagu me just rääkisime. Jah, kui sa vaatad, et ega tal nagu väga seda välimust ei ole, oleneb nüüd, kui sa paned siia mustikaid või maasikaid või ole, mis sa siia sisse veel paned, aga kui sa paned suht värvitu aine, näiteks nagu avokaado ja banaan ja siis seesama rabarber, et siis tal nagu ei ole sellist esteetilist välimust, on ju. Aga meie mikrobioom ehk siis soolestikubakterid ja kõik see seedekulgla tänab. Praegu maiustavad. Jah, just. Ja luba sinagi siis endal maiustada ja järgmiste kõksudeni. Kõike head!